Teeme harjutusi alajäsemetele ja praegu keskendume siis rohkem tuhara ja reie eesmisele lihasele ja selleks harjutuseks on kükk. Selleks tule palun enam-vähem puusalaiusesse hargseisu ja su jalad vaatavad otse. Su käed võivad olla kas siis ees puusadel, ees risti või miks mitte ka kuklal. Vali enda jaoks sobilikum variant. Ja sinu ülesanne ongi liikuda alla puusast, nii nagu sa istuksid toolile. Ja tuled rahulikult läbi kandade ülesse. Proovi järgi. Nii, ma korrigeerin, et ole hästi paigal oma kogu täistallaga, proovi jaotada see keharaskus hästi võrdselt ja sinu jalad tahaks natukene otsemaks tuua, väga hea. Ja selle kükki sügavust sa saadki valida täpselt enda järgi, kas sa lähed täiskükki, jääd sinna kükki asendisse või valid hoopis pool kükki. Ehk siis kuidas sul endale su keha lubab. Ja selle kükki tempo saad samamoodi valida. Kas sa teed tavalises tempos, nagu teie praegu teete? 1, 2, 1, 2 või siis natukene varieerida. Näiteks tulla pikemalt alla, teeme 1, 2, 3 ja tuleme ühe peale püsti. 1, 2, 3 püsti või siis teeme vahelduvalt. Teeme näiteks ühe peale alla ja 3 peale püsti ehk siis 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Selle harjutuse puhul sa saad alati võtta kätega raskus. On see hantel või näiteks kodus leidub sul mõni veepudel, sest see teeb samuti harjutuse natukene raskemaks. Kui täiskükk on sinu jaoks liiga palju, siis kasuta abiks pinki. Selle harjutuse nimeks ongi toolkükk, ehk siit saad rahulikult minna istuma ja tagasi. Su käteasend on samamoodi su enda valik. Sa võid katsetada ka käed kuklad või näiteks käed puusal. Siin tulebki jälgida põlve, puusa ja kanna vahelist nurka ja jälgida samamoodi oma kehaasendit. Pigem säilitada seda sirget asendit kui liiga ette või tahapoole kaldutatud asendist. Kui sul on võimekust, siis sa võidki jääda täitsa õhku, ehk siis sa lõpuni istuma ei tulegi. Ja kui tunned, et siin asendis on vaja puhkust, siis nii-öelda pingi peale istumine ongi su puhkus. Korrektne kükk ei tule sul kindlasti välja nii, et põlved ei liiguks varvastest ettepoole. Küll aga kontrolli, et harjutuse sooritamise ajal on su täistalt toetatud maha ja väldi ülemääraseid asendeid, ehk siis liiga ette või põlvedega liiga taha sooritamist. Lisaks kükkile võib teha ka väljaste kükke. Algajate jaoks on tavaliselt lihtsam see variant, kui sa astud ette suunas nurkselt. Ehk siis su eesmise jala puhul on täisnurk ja täisnurk on ka tagant. Ja seda võib siis teha mõlemast jalast. Natuke keerulisem variant on teha väljaaste tahasuunas. Ehk siis loogika jääb samaks, aga su liikumine toimub taha suunas. Samuti on võimalik jääda juba põhimõtteliselt valmis väljaastesse ja teha liikumist üles alla suunas. Ja teha siis seda samamoodi mõlema keha poolega. Nii, võime proovida.
Siin tahaks seda tagumist jalga natukene tahapoole tuua. Siis on see nurk palju parem. Väga hea. Proovime säilitada seda sirget kehahoidu, et me ennast liigselt ette ega taha ei too, vaid olemegi sirgelt. Just. Kas ma võiks teha midagi ekstra? Palun jälgi, et see eesmine jalg oleks sul võimalikult ettepoole suunatud. Just. Kükki puhul sa saad jala asendiga natuke mängida. Ehk siis, kui sa seisad ette suunas ja su jalad on suunatud ette, siis põhiline rõhk ongi reie eesmistel lihastel. Kui sa suunad natukene varbad väljapoole, siis läheb koormus natuke rohkem sisemisele küljele või siseküljele. Väldi aga palun varbad sissepoole asendid, sest nii teed oma põlvedele haiget. Selleks, et teha väljaaste küki harjutuse keerulisemaks, saad teha Bulgaaria kükki. Selleks pane oma tagumine jalg kõrgenduse peale ja jätka sama tehnikaga harjutuse tegemist edasi. Proovi säilitada püstisemad kehahoidu. Ja too hästi natukene see eesmine jalg ettepoole. Siin siis eriti see eesmine jalg ettepoole. Just. Järgmine harjutus tugevdab sinu säärelihaseid, mis on eriti oluline ka näiteks kannakõõluse tervise seisukohalt ja see ennetab ka sinu kukekannust. Vajadusel toeta ennast ja sinu harjutuseks ongi see, et sa tuled varvastele ja alla. Varvastele püsti ja alla tagasi. Korda harjutust näiteks 8 kordust, 2–3 seeriat. Nende vahel puhka piisavalt. Aga selleks, et teha seda harjutust natukene raskemaks, sa saad kasutada treppi. Tule varvastega treppi otsa ja jätta kannad õhku. Siit saad läbi suurema amplituudi harjutust raskemaks teha. Seda harjutust sa võid teha alustades 8 kordusest ja 8–12 on optimaalne. Kokku teed 2–3 seeriat ja nende vahel puhkad piisavalt. Sa saad liikuda natukene tahapoole, siis on su kannal rohkem ruumi siia alla liikuda. Just nii. Ja kasuta turvalisuse põhimõttel ka tuge. Järgmine harjutus on hea nii sinu alajäsemete lihastele kui ka selja alaosa lihastele. Selleks leia kodus kas vaip või tuled mati peale. Õues olles leia selleks aga puhtam koht, kuna harjutuse algasend on selili. Selili tulles jälgi palun, et su selg on toetatud täisulatuses maha ja su põlved on kõverdatud nii, et põlv jääb täpselt kanna alla. Su pea on toetatud ja käed on all peopesad suunatud maha. Proovi sellest asendist alustada rahulikult rullimist ülesse, kuni sa saavutad sirge liini põlvede ja õlgade vahele ja tule sama rahulikult rullides lülisambast alla suunas. Proovi tee veel kord ja kui sa jääd siia ülesse, siis proovi korraks seda asendit säilitada. Pinguta oma tuharalihased, pinguta oma reie eesmised ja tagumised lihased.
Sellest asendist sa saad teha ka väikse variatsiooni, et sa paned liikuma ka põlved, ehk viid põlved kokku ja lahku. Veel kord kokku ja lahku ja proovi viimast korda kokku ja lahku. Ja vii hästi rahulikult ennast algasendisse tagasi. Selleks, et muuta seda harjutust natukene raskemaks, sa võid alati võtta abiks lisaraskus, olgu see hantel, olgu see veepudel või mõni muu käepärane lisaraskus. Selleks, et muuta seda harjutust ka natukene lihtsamaks, siis sa saad leida endale toestuse ka siia õlgade alla. Näiteks kodus kasutada madalat diivanit või muud abivahendit. Ka selle harjutuse puhul sa saad tempoga natukene varieerida. Ehk siis tuleme algasendisse tagasi. Sa saad tõsta siis tempos 1, 2, 2, 1. Teeme veel korra 1, 2, 2, 1 või siis tõsta näiteks 3 peale 1, 2, 3 ja viia 1 peale tagasi 1, 2, 3, 1 või teha hoopis vastupidi, ehk siis tõsta 1 peale 1 ja rahulikult 3, 2, 1 alla, uuesti 1 ja 3, 2, 1 rahulikult alla.